Aitäh, hea istungi juhataja, head kolleegid, hea minister. Ma ikka pean kordama seda, mida ma mitu korda olen siin kõnetoolis ka öelnud selle kohta, et see, mis puudutab poliitilist juhtimist, mis puudutab seda, et mida räägitakse ja mida tehakse, või mis puudutab seda, et natukenegi ametnike riiki suunata tegema seda, mida poliitikud arvavad peaks tegema, et see praegusel valitsusel on täiesti puudulik. Me võime spekuleerida sellel teemal, kas see on puudulik selle tõttu, et kaadrid on nõrgad, et ministrid ei ole võimelised seda tegema, või ta on puudulik sellepärast, et see on teadlik. Kui meil siin näiteks automaksu kehtestati, siis oli väga palju Euroopast juttu ja küll olid reformierakondlased õnnetud Eesti üle, kus veel automaksu ei ole, igal pool mujal on. Nad loomulikult jätsid sinna kõrvale rääkimata selle, et kõik muud autoga seotud maksud, olgu see registreerimine, tehnoülevaatus või muu, on muudes riikides sümboolsed. Meil on nüüd nii, et meil on need lõivud ja tasud kõige suuremad ja lisaks on ka automaks. Nüüd, mis puudutab seda nii-öelda pöördukse efekti või siis seda efekti, kus ametnikud alguses kujundavad raamistiku ja regulatsiooni või määravad toetusi, korraldavad hankeid ja ise liiguvad hiljem tööle ettevõtetesse või siis lobiorganisatsioonidesse, kes otseselt sellest kasu saavad, siis täna minister Sutt minu arvates kordas seda, mida rääkis siin minister Pevkur kaitsevaldkonna kohta, ütles, et midagi ei saa teha. Et lihtsalt ei ole võimalik midagi teha. Ma ütleks, et kui sa ministrina toimetad, küll on võimalik midagi teha. Sul on võimalik järgmise toetusvooru tingimustes öelda, et sa välistad näiteks sellised ettevõtted, kes on ilmselgelt seotud olnud valdkonna reguleerimisega. Aga üks asi, mida oleks võimalik teha, kui me vaatame selle nädala päevakorda, siis siia on nüüd laotud kolmapäeva ligi 40 eelnõud, millega küll on kiire, aga mis puudutab seda pöördukse efekti reguleerimist, siis nii Pevkur kui Sutt ütlevad, ei saa teha, seda tuleks siis seadusandlikult kuidagi reguleerida, aga kui küsid, et aga kas te hakkate siis valitsusega reguleerima, siis vastatakse umbes ka niimoodi, et oleks vaja hakata, et keegi hakkaks seda reguleerima, et ei kiputa nagu härjal sarvist haarama. Nii et ja siin kolleeg tõi esile, et muudes riikides on sellega tegeletud ja loomulikult Eesti on väike riik ja meid on siin vähe ja me peame kuidagi mõtlema välja selle skeemi, kuidas inimesed saavad ka liikuda valdkondade vahel, aga see ei tohiks ikkagi olla niimoodi, et sa kõigepealt mõnda aega tegeled sellega, et maksumaksja raha kasutamise raamistik ja muu seadusandlusraamistik ette valmistada ja siis liigud tööle seda enda ettevalmistatud raamistikku nagu erasektoris kasumlikult ellu viima. Et seal ikkagi oleks mõistlik mingid piirid seada. Ma tõesti ei ole avaliku teenistuse seaduse ekspert, aga ma lõpuni küll ei ole veendunud, et näiteks töölepingus ei ole võimalik kantsleri ja asakantsleriga mingisuguseid lisaklausleid kokku leppida selles osas, mis puutub jahtumisaega. Näen, et minister raputab pead, võib-olla tõesti see nii on, aga seda enam ma siis kutsun üles, et võtke siis nii nagu te siin juhuenergeetikat tahete kiiresti arendada ja kaitses teha niimoodi, et teeme suure sadadesse miljonitesse ulatuva raamlepingu, et kui pärast kiiresti tellida vaja on, et siis ei peaks hankega jamama hakkama, et neid asju te teete päris kiiresti, et juba teine minister Reformierakonnast rõhutab siin puldis, et oleks vaja reguleerida. Andres, järgmisel valitsuse istungil muude küsimuste all pane lauale, et teeme ära. Aitäh! Suur tänu!